Tere, minu nimi on Deniss Baranov ja need on Kalavere uudised. Esimesed põgenikud on Maardu linna saabunud. Neid võib oodata ka meie väiksesse majja. Tegime maja puhtaks ja valmistasime põgenike saabumiseks ette. Meie väikeses majas tohib põgenikke paigutada ainult väga lühikeseks ajaks. 9. märtsil toimus võrkpalliturniir. Üle mitme aasta korraldati ka võrkpalliturniir, mille raames selgitati välja kooli parim võistkond. Osalejad seadsid üles 6 võistkonda, millest üks oli ka õpetajate võistkond. Pingelises ja otsustavas poolfinaalis kaotasid õpetajad tasavägises mängus gümnaasiumi esindusele. Finaal oli finaalide vääriline, õhus oli palju pinget, nähti ilusaid tõsteid, lööke ja blokeeringuid. Võidukarika sai pea kohale tõsta 8. klassi esindus. Edasised plaanid on osaleda ka Harjumaa meistrivõistlustel Kiilis ning loodetavasti veel enne suvevaheaega korraldada koolis uuesti üks põnev võrkpallilahing. Kaugel pole enam aeg, kus tuleb valmistuda uue kooliaasta alguses. Seoses sellega on meil hea meel teatada, et vastuvõtt Kalavere keskkooli on avatud. Eelkõige ootame avaldusi 1. ja 10. klassi. Vastavad avaldused leiab Kalavere keskkooli kodulehelt. 14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva. Selle auks korraldati Kalavere keskkoolis luulepäev. Õpilased said lugeda Eesti klassika pärle ning oodatud oli ka oma looming. Väga südamlikus ja luulelises atmosfääris toimunud luulepäeval sai poetatud nii mõningi emotsioonist tulnud pisar ja mõnus annus pahatavat naeru. Selleks korraks on kõik ning mina tänan.